Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja tänase video pealkiri on Astu samm tagasi. Ma tean, paljud mõtlesid seda pealkirja nähes, et mis värk nüüd on, kas me peame nüüd loobuma, kas see tähendab loobumist? Ei, absoluutselt mitte. Pigem vastupidi. Samm tagasi ei tähenda loobumist, aga muide see on üks asi, mis praegu tundub, et on toimunud maailmas. Väga paljud inimesed justkui on sellises ootefaasis ja justkui on astunud sammu tagasi, aga reaalsus on tegelikult hoopis midagi muud. Nagu ma olen varem öelnud, kulisside taga toimub nii palju asju, millest meie ei ole teadlikult. Mina ainult tean, et palju asju toimub ja ma ka ei tea konkreetselt veel, mis toimub, aga nendest allikatest, kust mina infot saan, sealt on kinnitatud, et need järgmised 4 nädalat on määrava tähtsusega ja toimub väga-väga palju huvitavaid ja põnevaid asju, millest meie saame siis suure tõenäosusega kas märtsi keskelt alates teada. Nii et ootame põnevusega, aga see tänane teema, et astu samm tagasi. Sammu tagasi astumine on mõnes mõttes vajalik selles kontekstis, et ka nii-öelda magajatel, ka nemad peaksid astuma sammu tagasi kõigest sellest, mis praegu toimub. Just selle mõttega, et on vaja sellist vaikuse perioodi kõigil inimestel, nii nendel, kes on ärkvel, nii nendel, kes veel magavad, et astuda samm tagasi ja olla vaikuses, nii kui ma varem öelnud olen, et vaikuses on võimalik võtta vastu infot. Vaikuses on võimalik vastu võtta infot ja enda sisse vaadata. Ja see tagasiastumine või ütleme, sammu tagasiastumine, ma räägin, sammu tagasiastumine võimaldab omada sul kõikidel inimestel selgemat perspektiivi. Mis toimub selleks, et hakata seda seedima, mis toimub? Mis siis päriselt toimub? Ja kui hakkab seda infot tulema, siis suure tõenäosusega ongi vaja seda teha ja ma räägin seda selleks, et kui see info tuleb, siis võtke endale aega, et enda sees see läbi seedida kõik. Ja mõtelda ka seda ja enda sees selgeks tunnetada, et mis on siis sinu tõde ja mis on sinu reaalsus siin maailmas ja mis on siiamaani olnud sinu reaalsus ja kuidas sa oled selle reaalsuse endale tekitanud ise. Milliseid asju sa oled võtnud tõena, usaldanud, millised asjad on selgunud, et on täiesti ebausaldusväärsed. Millised kanalid on ebausaldusväärsed, millised kanalid on usaldusväärsed, miks sa nii arvad, kus sa seda võtad, mis su sisetunne ütleb ja nii edasi, et kas see asi tekitab sinus hea tunde või see tekitab ärevust ja negatiivsust. Ja mina ei ütle sulle, mis sa tegema pead. Mina soovitan sulle, et vali see ja vali need asjad, mis tekitavad sulle hea tunde, sest see on elamise mõte. Need positiivsed emotsioonid, läbi mille sa kiirgad valgust ja armastust ja positiivsust välja, see on see, mis loeb ja see on see, mille pealt pärast nii-öelda unte pealt pärast arvutatakse, et mis siis saama hakkab, millise elu, millise tuleviku sa endale lood, sõltub sellest, mida sa teed täna. Ei ole nii, et vaatame, mis saab siis, kui info tuleb, siis ma hakkan vaatama, mis saab. No, vaatame siis, mis saab. Aga mina soovitan sul esiteks kohe iseenda sisemaailmaga tegeleda. Kohe võtta midagi ette, mis sina teed selleks, et see maailm oleks parem. Kudamoodi sina panustad juba täna inimkonnale, mitte siis, kui see nii-öelda nupule vajutatakse, siis kui uus finantssüsteem käivitub, millest ma olen rääkinud enda seminaridel täpsemalt, siis
see kõik juba täna on vaja elama hakata, mitte oodata mitte siis, kui umbes, et Kaia-Liisa Valguse kanalil ütleb, et nüüd läheb lahti, et siis hakkame elama. Me oleme eluaeg, me oleme nii harjunud seda tegema, mina vähemalt kunagi vanasti ma olin täiesti selline siis, kui ma ei lubanud endale väga paljusid asju. Ma olen siis ilmselt siin Valguse kanalil või vähemalt seal Facebooki lehel Kaia-Liisa sisemise tarkuse kool, kus mul on neid üle 60 tasuta video üleval, live video, kus ma rääkisin erinevatest teemadest, siis seal ma minu meelest kirjeldasin seda, kuidas ma olen ise nii palju ennast alla surunud ja hoolitsenud teiste eest pidevalt ja jätnud enda mitte viimaseks, vaid üldse pildist välja. Ja kuidas ma olen siis hakanud enda juurde tagasi tulema. Ma pean kontrollima, kas sel teemal me oleme midagi rääkinud siin Valguse kanalil ka, et kui ei ole, siis ma võin seda oma kogemust jagada, sest ma tean, kui paljud samastuvad sellega. Ma ei ole ainuke ja sina ka ei ole ainuke, kui sa samastud. Nii et meid on miljoneid maailmas, kui mitte miljardeid, kes täpselt samamoodi on käitunud ja suhtunud sellesse, et meid on õpetatud hoolitsema teiste eest, mis on täiesti okei. Ja me peamegi hoolitsema teiste eest ja kaastunne ja mõistmise ja kannatlikkuse ja kõige sellega. Aga me ei tohi ennast välja jätta, sest ega naljalt ei ole lennukites seda nõuet, et enne pane hapnikuvask endale peale ja siis alles teistele, sest muidu ei ole sind, kes teisi aitab. Ja sellepärast see enda peale mõtlemine ja oma osa ära tegemine, millest ma teen ka eraldi video suure tõenäosusega, see on see, mis loeb. Ja see on see, mis loob sulle tulevikku, just sellist tulevikku, nagu sa ju südames ootad endale. Nii et astu samm tagasi ja mõtle natukene enda, maailma, oma rolli peale siin maailmas ja üldse selle peale, et mis asju me siin maailmas üldse ajame ja milleks me oleme siia tulnud. Nii et selliste mõtetega mina täna lõpetan. Soovin sulle ilusat päeva ja kohtume juba õige pea Valguse kanalil.